Käes on 27. september 2023. Ma istun Tartu kesklinna Reval kafees läpakas laual lahti. Ja arvuti kõrval lebab mu telefon, mille ekraanile on valmis valitud number. Mu käsi liigub juba nagu sinna rohelise helistamise nuppu suunas, aga jääb äkitselt seisma. Sest mulle tundub, et ma sain just ühest asjast aru. Ma olin kohvikusse tulnud, et vaadata üle enda aasta algul seatud eesmärke. Ja ma vaatasin siis järjest nimekirja eesmärkidest üle, millest enamik olin juba ära täitnud, kuni jõudsin viimase eesmärgini. Osta korter lastele tulevikuks, mis sai suvel algul seatud. Idee oli meil Johannaga juba kaua küpsenud, et kui lapsed saavad suureks, lähevad ülikooli, et neil võiks linnas olla ka mingi koht, kus vajadusel olla. See on hea eesmärk ja Johanna ootab, et mina sellega siis tegeleksin. Aga sellega on üks probleem. Ma ei ole mitte midagi teinud selle eesmärgi täitmiseks ja tähtajani on jäänud 3 päeva. Miks nii? Klassikaline vabandus, liiga kiire, liiga palju muid asju. Lisaks mul on tuttavaid, kes nagu hobi korras iga päev KV läbi kammivad, isegi kui nad midagi osta ei taha, aga mina ei ole üks nendest, et see on pigem nagu väsitav ülesanne. Teine põhjus on see, et korteri ostmine ei ole ju nagu hädavajadus, meil on kodu olemas, samas lastele tulevikuks koha leidmine ja laenuvõimekuse ära kasutamine tundub tark majandamine. Ja nende mõtetega maadeldes ma olin veel korraks KV lahti teinud ja märkasin ühte väikest, aga mõnusat Karlova korterit. Ma kopeerisin maakleri numbri endale telefoni, aga siis see mõistmine mind tabas. Ma usun, et kui ma nüüd vajutan helistamise nuppu, siis ma saan selle eesmärgi täidetud ja korteri ostetud. Aga kuidas ma võisin olla kindel, et see õnnestub? Eriti kui ma ei ole kunagi varem isegi ühtki korterit ostnud ja tähtajani on jäänud 3 päeva. Vastus peitub projektides. Alates 2017, kui ma hakkasin projektidele süstemaatiliselt lähenema ning neid konkreetselt sõnastama, ma olen kokku teinud 336 töö- ja isiklikku projekti. Ja nende hulgas on suuri projekte, väga hulk pisikesi projekte, minu jaoks üks võimsaid edulugusid ja täielikke feile. Kokkuvõttes on see andnud mulle sellise enesekindlus, et kui ma midagi ette võtan ja sellele projekti põhiselt lähenen, siis on tõenäosus olla edukas päris suur. Kui sa tahad teada, mis sai minu korteri eesmärgist ja kuidas sina võiksid efektiivselt enda eesmärke saavutada ning seeläbi ka enesekindlust kasvatada, siis vaata edasi. Mis on projekt? Erinevate inimeste jaoks võib see väga erinevaid asju tähendada. Ja meie produktiivsusklubis defineerime projekti järgmiselt. Projekt on iga kindla lõpptulemusega ettevõtmine, mille tehtud saamine nõuab mitmeid samme. Ja minu jaoks on projekt eesmärk, mis on muudetud konkreetseks. Ja võtan selle definitsiooni 3 punkti abil lahti ja ma näitan, et kuidas sina saad projektide abil enda eesmärke saavutada. Esiteks, mul on sulle väike uudis. Sul on üks töökoht lisaks, millele sa võib-olla ei ole isegi mõelnud. Sa oled projektijuht. Kuidas nii? Võib-olla su ettevõttes on mingi projektijuht, aga sina ju ei ole projektijuht. Aga kui selle meie definitsiooni järgi on projekt iga kindla lõpptulemusega ettevõtmine, siis see tähendab, et projekti alla lähevad nii isiklikud kui ka tööettevõtmised. Ja reaalsus on see, et isegi kui sa ei ole neid sõnastanud, siis sul on käsil mitmeid projekte nii tööl kui isiklikus elus. Ja osadel inimestel on tööprojektid hästi hallatud ja juhitud, aga kui asi puudutab kodusid asju, siis on asjad päris segamini. Mõnedel just vastupidi. Mind ennast on väga palju aidanud, kui ma alustasin David Alleni soovituse järgi siis nimekirjaga kõigist oma aktiivsetest projektidest. Mul tekkis lõpuks päriselt nagu ülevaade ettevõtmistest, mis ma Rosenwald fotograafis, produktiivsusklubis ja isiklikus elus tahtsin saavutada. Ja see annab väga palju suurema sellise fookuse võrreldes sellega, kui need asjad kuidagi lihtsalt peas segamini. Isegi kui sa oled parasjagu väikeste lastega ema kodus, siis sul on ilmselt eesmärke, mida sa saaksid palju edukamalt tehtud, kui neile projekti põhiselt läheneksid. Näiteks, kui Saara oli väike, siis ta magas tõsiselt halvasti ja see probleem oli pikka aega õhus. Proovisime natuke ühte, natuke teist, aga me ei saavutanud erilisi tulemusi. Ja lõpuks me algatasime siis projekti läbida Saaraga unekool, nii et ta magaks iseseisvalt kogu öö. Ja see võimaldas meil Johannaga ühiselt see plaan läbi mõelda, täpsemalt läbi mõelda ja päriselt projekt lõpuni teostada.
Nii et minu esimene soovitus on tunnista, et sa oled projektijuht ja pane oma projektid kirja. Teiseks, projektil on kindel lõpptulemus. Me tahame, et iga projekt oleks ka sõnastatud nii, et sa saad lõpuks öelda, et see on nüüd tehtud. Dr. Stephen Covey kuulus põhimõte on, et alusta lõpptulemust silmas pidades ja see kehtib ka projektide kirjapanemisel. 2020 aasta oli hea näide minu jaoks, et kuidas seada eesmärke seda põhimõtet mitte arvestades. Ma seadsin endale aastaks 3 eesmärki. Luua produktiivsusklubi kogukond, areneda juhtimises ja produktiivsuses ning saavutada lähedane suhe tütre Saaraga. Kõik on head asjad, aga tohutult ebamäärased. Näiteks isegi kui selle Saara eesmärgi alla ma olin pannud mingid alaeesmärgid, nagu et õppida laste kasvatamise kohta või mõista koos olemise tähendusrikkust, siis ka need olid tegelikult ebaselged ja mitte mõõdetavad tulemused. Ja kui ma vaatasin aastale pärast tagasi, ma pidin tunnistama, et tegu oli täieliku failiga. Ebaselgus on ebaõnnestumise parim sõber. Ja sellest ma õppisin, et kui oluline on sõnastada projektid ja eesmärgid nii, et sa saad päriselt nagu öelda, et kas need asjad said tehtud või ei saanud. Ideaalis mõõdetavad. Ja sel aastal on mul sama eesmärk, saada lastega lähedasemaks, aga selleks, et see jääks nagu piinlikult häguseks, ma sõnastasin selle järgnevalt. Võtta kord nädalas inspireerivat ja lähedust loovat pereaega. Ja olemegi lastega iga kolmapäev midagi ekstra koos ette võtnud, käinud spaades, muuseumites, mänguväljakutel, lihtsalt kodus mängimas ja ma tunnen juba, kuidas see on aidanud lähedusel kasvada. Kui sina tahad olla edukas oma eesmärgi täitmisel, siis sõnasta see projektina, millel on konkreetne ja selge lõpptulemus. Kolmandaks, projekt koosneb mitmest tegevusest ja sellepärast on oluline hoida projektidega seotud info organiseerituna. Oluline on ka eristada tegevusi ehk järgmisi konkreetseid samme ja projekte ehk ettevõtmisi, mis koosnevad mitmetest sammudest. Kui sa paned endale to-do listi kirja, et magistritöö kirjutada, siis on tõenäoline, et see seisab seal päris kaua, sest et tegu ei ole asjaga, mida sa saad ühe korraga ära teha, vaid tegu on päris suure projektiga. Aga kui panna kirja helistada magistritöö juhendajale, et esimene kohtumine kokku leppida, siis see on juba tehtav samm. Väga palju aitab see, et kui sa saad oma projekte hallata mingil platvormil, kus sinu jaoks on mugav kogu projektiga seotud info ja järgmised tegevused ühes kohas hoida. Lähme tagasi minu alguses jagatud loo juurde. Ma istun seal samas Revalis, käsi on jätkuvalt õhus, sest mind peatas mõte, et kui ma nüüd vajutan seda helistamise nuppu, siis saab eesmärk täidetud. Ja mul tekib väike naeratus ja ma vajutan nupule. Paar tundi hiljem oli esimene korter vaadatud, aga ma teadsin, et ma ei taha mitmeid kümneid tuhandeid maksvat korterit nagu puhta emotsiooni ostu pealt teha. Ja seega ma hakkasin kohe oma projekti alla koguma vajalikku infot, materjale organiseerima. Ma panin kirja potentsiaalsed korterite variandid, ma panin koos sinna lingid juurde, ka küsimused, mis mul tekkisid nende kohta. Ma sain mugavalt oma laenupakkumisi seal materjalide all koos kontaktidega hoiustada ja neid omavahel võrrelda. Ma panin kirja ideid, mis aitaksid mul korteri hinna pealt alla küsida ja jooksvalt tekkiski siis nagu tegevusplaan, kus mul oli alati selge ülevaade, mis on see järgmine samm, mida ma pean tegema, et sobiv korter leida ja ära osta. Mis oli lõpptulemus, 3 päevaga korterit ma ära ei ostnud. Aga 6 aega hiljem istusime küll Johannaga ja eelmiste omanikega koos siis notaris ja allkirjastasime lepingu. Ja korter on ostetud, eesmärk sai täidetud. Ma loodan, et sa nägid, et kuidas selgelt ja kindla lõpptulemusena projektidena siis kirja pandud eesmärgid aitavad sul saavutada võimsaid tulemusi. Ja kui sa näed, et tegelikult sa tahaksid ise sellest paremaks saada, aga keeruline on võib-olla nullist nagu kõike välja mõelda, siis mul on sulle üks väga põnev uudis. Nimelt me oleme lansseerimas e-kursust ajaplaneerimise meistriklass, kuhu me oleme kogunud siis kokku parimad praktikad maailma juhtivatelt produktiivsuse ekspertidelt ja me oleme lisanud sinna enda sellist praktilise kogemuse. Ja sa õpid, kuidas oma eesmärke efektiivselt saavutada, top 3 põhimõtet, kuidas projekte hallata ja väga-väga palju muud. Aga tegu ei ole lihtsalt nagu loengutega, vaid e-kursuse käigus sa saad reaalselt valmis ehitada enda isikliku aja planeerimise süsteemi. Projektid, tegevused, materjalid, kõik mõnusalt enda jaoks toimima panna, et sa saavutaksid rohkem, kui sa võib-olla osanud unistadagi. Meie oleme põnevil, sest see tuleb väga hea ja ma usun, et sa tahad sellest osa olla.
Ja lisaks, kuna sa juba oled osa meie kogukonnast, siis ma tahan sulle pakkuda salajast sooduskoodi, mille sa saad kätte, kui sa liitud meie selle e-kursuse ootelistiga. Ja vajuta video kirjelduses olevale lingile, siis saad jätta oma kontaktid ja sa saad e-kursuse tervelt -25% soodsamalt, kui me selle avame. Aga ma soovitan olla kiire, sest see kehtib ainult juhul, kui sa oled 100 esimese hulgas, kes e-kursuse pileti ostab. Nii et näeme aja planeerimise meistriklassil.